Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mida see Mait koolitav nädal on siin toomas hamburitele. Mis on siin lähitulevikus tulemas hamburitele? Ahaa, ja vau, okei, väga positiivne, ikka, okei, hamburiid läheb siin vist mölluks. Enne küll, aga kui mölluks läheb, siis anname välja mõned natukene negatiivsemad energiad. Esimese kaardina on siit kohe välja anda karikate 5. Karikate 5 on natukene segaste tunnete või segaste emotsioonide kaart. Ta võib rääkida natukene nagu minevikus kinni olemisest. Et ma ei tea, kas see on teie enda energia või kellegi teise energia, aga tundub, et keegi on siin natukene liiga kõvasti kinni mingites negatiivsetes mineviku kogemustes, sündmustes, inimestes, võib-olla ka hirmudes, eks ju. Aga karikate 5 on alati siuke kaart, mis ütleb, et pöörake ümber, hakake uues suunas liikuma, sest uues suunas ootavad teid uued võimalused ja valikud, justkui nagu siis mitmuses. Ehk peaksin tulema siis uusi võimalusi ja valikuid. Muidugi selle peale valikutest rääkides annaks teise kaardina hamburitele kohe välja karikate 7. Ja karikate 7 on siuke huvitav kaart, et ta on suurte ootuste ja lootuste kaart ja ta räägib mitmetest võimalustest ja valikutest. Aga karikate 7 siis ka ütleb seda, et kõik võimalused või pakkumised, mis teie suunas tulevad, ei pruugi nagu alati positiivsed olla. Et see kaart soovitab siis teha hoolikalt läbimõeldud otsuse või valiku. Ja see kaart ütleb, et kui te teete selle läbimõeldud otsuse või valiku, siis te suudate vältida nagu mingit mineviku tsükli kordamist. Ehk kui te siin teete siukse mitte läbimõeldud otsuse või valiku, siis on mingi tõenäosus, et te kordate mingit tsüklit, mis oli teil nagu minevikus ja see ei pruugi just siis kõige nagu positiivsem olla. Ehk tasub valida siis targalt. Nüüd aga esimese rea lõpetab hamburi jaoks ära keisrinna kaart. Ja keisrinna kaart on nüüd 100% naisterahva energiakaart. See on hästi siuke emalik energia, et ta võib ka tähendada seda, et hamburil võib siis olla ema mängida mingit olulisemat või tähtsamat rolli lähitulevikus. Samas muidugi naisterahvaste puhul on nüüd kindlasti võimalik, et võite ise saavutada siukse hästi küllusliku või viljaka siis energia, et miks ta on just kindlasti naisenergia kaart, siis ongi see, et ta räägib viljakusest ja rasedusest ja isegi ka natukene siuksest tuntusest või kuulsusest või eluga rahulolust ja ta on siuke ülimalt külluslik nagu ja võimekas naisenergia kaart. Et ma ei tea, kellelgi see võib tähendada ka siukest nagu ülemuse energiat, et kui teil on naisülemus või midagi taolist. Samas jällegi meesterahvaste puhul võib see näidata külluslikku või viljakat austajat või partnerit, eks ju. Et võimalusi on siin mõlemale sugupoolele, naistele pigem enesearengut ja meestele siis võib-olla siukest suhte potentsiaali, et võimalusi on. Ja võimalusi kindlasti tuleb juurde ja eriti ka siis suhete põhjal, sellepärast et teist rida alustame me hamburi jaoks armastajate kaardiga. Ja armastajate kaart räägib siis hingesugulusidemest ja kaksikleegi sidemest. Selles kaardis on palju kirge, palju harmooniat, samas ka tasakaalu ja muideks ka armastajate kaart võib olla siin siuke nagu raseduse kaart, et ma ei tea, hamburid, kas teil võib siin olla tulemas mingid beebi uudiseid, et kui soovite pere laiendada või midagi sellist, siis tundub, et on väga soodne nagu võimalus, aga kaksikleegi suhtega natukene tasub ettevaatlik olla, et siin on päris palju siukest nagu kire või seksuaalne energiat ka, et kaksikleegi suhted on mõnikord sellised, mis tulevad meie ellu, et meile midagi nagu õpetada ja liiguvad siis nagu edasi, et kui suhe on rajatud üles siis sellisele vundamendile, kus on kõige tähtsam nagu see füüsiline kontakt, siis sellised suhted ei pruugi alati kestma jääda. Aga kuna siin on see hingesugulusside ka olemas, siis hingesugulussidemed on elus enamasti sellised, mis kestavad hästi pikka aega. Ehk potentsiaali on siin suhteliselt palju. Ja nagu ma nüüd näen, on siis ka siin hamburitele üks lisakaart, et tuli siit alt peidust veel üks kaart välja. Anname ta siis siia teiseks kaardiks teise ritta ära, on see karikate paas. Karikate paas on hästi nooruslik energia. Kindlasti võib kellegi jaoks tähendada mingit siukest nooremapoolset romantilist tausta ja energiat. Samas see kaart räägib intuitsioonist ja sisetundest, et peate siin rohkem iseennast nagu usaldama ja võib-olla siis suudate hästi nagu ära tajuda, et mis motiiviga inimesed teie suunas tulevad, kas nad on siirad või nad üritavad teile mingit häma nagu ajada, et tasub siin kindlasti ennast rohkem usaldada.
Nüüd muidugi eelviimase kaardina, teise rea viimase kaardina on siit välja anda ka karikate 9 ja karikate 9 on siis seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart ja võib ta rääkida nagu soovide täitumisest. Et see on isegi nagu siuke natukene ülbe või üleoleva rahulolu kaart, et justkui midagi paremat ei saaks olla. Et tõesti, ma ei tea, kindlasti tasub siin hamburitel unistada suurelt, et mingid unistused, mingid soovid võivad nagu täituda või see kaart ütleb, et keegi satub sellisesse olukorda, et ei suuda ise ka uskuda, kui positiivne mingi asi või mingi olukord olla saab. Muidugi teil on siin nüüd hästi palju neid juba 4 karikat on siin hamburil väljas, et väga võimalik, et on siin tulemas hästi palju mingit siuksest romantilist või emotsionaalset energiat. Samas karikate 9 on hästi positiivne emotsioonid ja energiat, pigem ootaks siis mingeid hästi positiivseid uudiseid ja lahendusi. Ja nüüd viimase ainukese lisakaardina on siin hamburile tulemas välja sauade äss. Ja see on alles 3. äss tänases lugemises. Esimese ässa oli karikate ässa sai neitsi, skorpionid said siin just eelmises lugemises mõõkade ässa ja nüüd hamburile siis sauade äss. Sauade äss on hästi edukas ja hästi võidukas energia. Muidugi jällegi tasub siin mainida ära, sauade äss on üks tugevamaid seksuaalenergia kaarte ja kui teil on siin keisrinna ja armastajate kaart, siis 3 kaardis on juba siuke seksuaal- või raseduse energia ka olemas. Muidugi sauade äss ütleb, et te saavutate midagi või te olete mingis olukorras hästi nagu võidukas. See on hästi tugev siuke nagu enesekindluse kaart, et tasub endas kindel olla ja tasub ise endasse uskuda. Sauad muidugi aktiivsus, loovus, kirlikkus ka, et väga võimalik, et see kaart ütleb, et te olete edukas siis, kui te tegutsete, siis kui te kasutate ära enda loovust, kui te teete midagi, mida te teete nii-öelda kirega või armastuse või südamega, eks ju. Aga ma näen selles kaardis saavutusi ja võib-olla siis on see karikate 9 ka just selline kaart, mis ütleb, et te saavutate justkui rohkem, kui te arvatagi oskate ja naisterahvaste puhul kindlasti võib-olla saavutate siis, kindlasti võib-olla, niimoodi ei saa öelda, aga on siin mingi võimalus olemas, et saavutate selle keisrinna siis energia, mis on siis siuke ülim eluga rahulolu kaart ja kõigega toimetulek ja siuke energia justkui, et ei vaja kellegi abi või tuge, et saate ise väga hästi hakkama ja liigute siis mingi luksusliku või küllusliku elu poole. Hamburid. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.